Nüüd, kui Iisraeli valimisteni on jäänud veidile 3 kuu, kutsub president Isaac Herzog nii poliitikuid kui ka valijaid üles hoidma kampaaniat viisakana. Televisioonis peetud pöördumises enne Tisha B'Avi paastu, mis mälestab esimese ja teise templi hävitamist. Herzog hoiatas poliitiliste lõhede süvenemise eest, öeldes, et juudi ajalugu näitab sisemise vihtamise hinda. Ta hoiatas ka valimiste aususe ohust, öeldes, et Shin Beti ja keskvalimiskomisjoni juhid on teda teavitanud väljakutsetest, mis tulevad nii Iisraeli seest kui ka välismaalt. Ta kutsus õiguspäitseorganeid üles valimisi kaitsma ning julgustas iisraellasi suhtuma sisusse vastutustundlikult, mida nad sotsiaalmeedias tarbivad ja jagavad. Ta lõpetas otsese pöördumisega nii avalikkuse kui ka poliitiliste juhtide poole. Ma pöördun valitud ametiisikute poole, aktivistide ja kõigi erakondade kandidaatide poole. Kõigi erakondade poole, punaste džuunde, ära muuda ribaale, vaenlasteks, peameeles, valimised ei ole, mitte kodusõda. Nii et rohkemate reaktsioonide saamiseks on mul hea meel tervitada rahvusvahelist poliitikanõuniku ja välisminister Gideon Saari endist vanemnõuniku Jonathan Javarit, kes liitub meiega nüüd Herzliiast. Suur tänu, Jonathan, aitäh teie aja eest, nii et ühtegi punast joont ei tohi ületada. President Isaac Herzog hoiatab, et valimised ei ole kodusõda. Mis teie arvates ajendas sellist ebatavalist hoiatust ja kui muret tekitav see praegu on? Jah, tere õhtust. Kõigepealt võtame arvesse, et teate Aviku 9. päev, Shabbat Av, on Iisraelis rahvuslik leinapäev. Ja kõik peamised poliitikud teevad avaldusi või on juba avaldusi teinud. Peaminister tegi täna samuti avalduse selle kohta, mis juhtus, et nii esimene kui ka teine tempel hävitati. Ja see ühtsus ongi see, mis paneb juudi rahva õitsema. Ja sisetülid on need, mis põhjustavad meie hävingu. Ja see ongi midagi, mis juhtub igal aastal. Tegelikult polegi midagi enamat, mida selle kohta uurida. Samas oleme viimaste kuude jooksul näinud, kui oleme valimiste väljakuulutamisele aina lähemale jõudnud. Et pingd erinevate fraktsioonide, erinevate vaatenurkade, erinevate ideoloogiate vahel on olnud väga-väga kõrged. Ja oleme seda näinud tänavatel, olgu selleks siis ultraortodokside meeleavaldused või oleme seda näinud meeleavaldused teiste rühmade poolt. Oleme näinud, et iisraellased ei saa praegu omavahel eriti hästi läbi. Ja ühiskonnas on väga tõsised lõhed. Ja president, kelle ülesanne on olla see ühendav hääl, kes ei pea tegelema parteipoliitikaga. Tal on õigus praegu välja tulla ja öelda, kuulge, pidage meeles, et need on valimised ja see on demokraatia pidu. Ja poliitilised rivaalid ei ole kunagi vaenlased. Ja mõnikord on see väga-väga lihtne. Teate ju, nagu te teate, olen ma juhtinud paljusid valimisi nii Iisraelis kui ka välismaal. On väga-väga lihtne minna seda teed, kus teist poolt nähakse vaenlasena. Aga tuleb meeles pidada, et lõppkokkuvõttes on neil lihtsalt teistsugune vaatenurk. Loodes, et nad tahavad sama asja, mida sina, aidata inimesi. Lihtsalt nende vaade erineb sinu omast. Nii et see ongi see üldine joon. Üks asi, mida ma ütleksin, on see, et me peame arvestama selle valimistega siin Iisraelis. Need saavad olema omamoodi esimesed AI valimised. Ja me oleme seda juba näinud. Ja see punane joon, mis varem oli väga-väga selge, muutub kindlasti nende valimiste ajal häguseks. Sest tehisintellekt võimaldab seda teha ja me oleme seda peaaegu kohe näinud selle videoga, mille peaminister hiljuti avaldas, kus me näeme Gadi Eisenkoti jooksmas. Kedagi, kes nägi välja nagu tema poeg ja siis pöördub kõrvale ning läheb ja kallistab Mansour Abbast. Ja siis, kui ta sai vastulöögi, muutis ta selle naiseks. Ja siis tegi sinivalge partei sama Netanyahuga, kus peaminister jookseb sõduri poole, aga pöördub kõrvale, et kallistada Goldat. Nii et me näeme, et need piirid hägustuvad, me näeme, et valimistel saab minna palju kaugemale kui varem. Ja ma arvan, et presidentil on täiesti õigus kohe välja tulla ja öelda,
Kuulge, pidage meeles, et tegu on valimistega. Pidage meeles, et meie kõige raskemad ajad tulid sisetülide tõttu. Ja pidage meeles, et pärast seda oleme me ikkagi üks rahvas ja tahame endiselt Iisraeli head käekäiku. See tehisintellekti loodud sisu, millest te räägite kampaaniareklaamide kujul, osa sellest on nii kahtlane, nii inetu ja nii häiriv. Nagu te mainisite, kas teil on tunne, et Iisrael on valmis nende väljakutsetega selle kampaania ajal toime tulema? No, lõppkokkuvõttes arvestades, et keegi pole seda varem tegelikult teinud, on see omamoodi Iisrael on kampaaniate osas tehnoloogia vallas väga arenenud. Tehnoloogia kasutamises, selles, kuidas kasutada seda, mis meil olemas on. Nii et see saab tõesti olema esimesed valimised, kus tehisintellekti kasutatakse nii ulatuslikult. Ja me näeme, kui palju materjali erinevad erakonnad on suutnud toota juba ainuüksi viimase nädala jooksul pärast seda, kui valimised on lõplikult välja kuulutatud. Kui palju materjali tegelikult välja tuleb? Nüüd on juba mitmes riigis tehtud üleskutseid reguleerida tehisintellekti kasutamist valimistel seadusandlikult. Selleks, et nagu Ameerikas, kui tegemist on ametliku sõnumiga, peab poliitik või kandidaat ütlema, ma kiidan selle sõnumi heaks. Siis tahetakse umbes sama asja ka tehisintellekti puhul, kus lõpus oleks mingi logo või midagi sellist. Sarnaselt sellele, kuidas kunagi vanasti CD-del tehti. Justkui öeldes, see video on loodud tehisintellekti poolt. Nii et see on tõesti raske küsimus, millele vastata. Lõppkokkuvõttes on küsimus selles, kas avalikkus suudab eristada, mis on päris ja mis mitte. Iga poliitiku peetud kõne puhul hakatakse siis küsima, kas see oli päris kõne, kas see emotsioon oli päris või ta lihtsalt näitles. Kas tehisintellekt kirjutas selle? Kas kirjutas? Kas see inimene ise kirjutas selle? Ja lõpuks, kas tehisintellekti vaatemäng tõrjub sisulise poliitika kõrvale? Ja see saab olema kõige suurem küsimus. Ja see on midagi, millele avalikkus peab tõesti tähelepanu pöörama. Ja pidage meeles, et teate iga kord, kui valimised lõpevad, see poliitik, kes võidab, kes iganes see ka poleks, peab asuma tööle ja tegema seda, mis on avalikkuse jaoks õige. Ja just seda, Peeter. Avalikkus peab endalt küsima järgmise enam kui 90 päeva jooksul. Kas tehisintellekt on hämmastav? Väga võimalik. Aga kas see väljendub ka sisulises poliitikas? No, president ise ütles, et olge ettevaatlikud selle suhtes, millist sotsiaalmeedia sisu inimesed tarbivad ja jabavad. Väga huvitav arutelu. Suur tänu, Jonathan Javor. Mina hitsviast hindan.